jätkame Tallinna tarbijaõiguste päeva, mis kannab sel aastal pealkirja Targad tehingud. Ja meie järgmise ploki alapealkiri on Tehinguid tehes kaitse ennast ise. Ja minu vestluspartneriteks on tarbijakaitse valdkonna esindajad ja ka Eesti kõige kasutajasõbralikuma e-poe weekendshoes.ee esindaja. Ja räägimegi võib-olla sellistest probleemidest ja korduma kippuvatest küsimustest tarbijakaitse vaidluste poole pealt. Mul on hea meel siin laval tervitada Aase Sammelselg, tarbijavaidluste komisjoni esimees, Anu Pajula, weekendshoes.ee, Birgit Valgus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettevõtluse osakonna kaubandustalituse juhataja ja Veiko Kopamees, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja. Kui sageli ise olete sunnitud seda ametinimetust esitama? Ikka tuleb ette. Aga esimene küsimus, vaadates aastasse 2021, millised on need kõige põhilisemad probleemid või korduma kippuvad küsimused, millega teie poole pöördutakse? No ma teen alguse lahti, et tervist. Tarbijate probleemid aasta-aastalt natukene erinevad, et kui me vaatame näiteks eelmisesse aastasse tagasi, siis 2020 oli väga palju vaidlusi ja ka pöördumisi, mis olid seotud erinevate reisiteenuste ja erinevate piletite tagastamisega. 2021. aastal on selliste vaidluste ja probleemide arv kordades vähenenud, aga kindlasti peegeldab tarbijavaidluste valdkond ka seda, mis nagu turul toimub, et kui praegult on suhteliselt palju kinnisvaraga seotud tehinguid, siis on näituseks ka väga palju vaidlusi, mis tulenebki siis kinnisvara kvaliteedist, maakleri tehingutest, kinnisvara puudustest, aga ka sellest, et inimesed on broneerinud endale näiteks ja soovivad teha mingit tehingut ja see tehing jääb ära ja selle pinnalt tekib erinevaid vaidlusi. Et kui ma märksõnana välja tooksin, siis 2021 on kindlasti väga palju vaidlusi, mis seondub siis ka kodude remondi, kinnisvara ja ütleme, kodusisustusega isegi, et sellest saab siis järeldada, et tõenäoliselt selles osas on siis turul nii tarbijad kui ka siis pakkujad, ettevõtjad aktiivsed. Jah, ja ma võin täiendada veel seda, et ütleme järelevalve poole pealt, mida me näeme, ja kus need peamised rikkumised toimuvad, on ikkagi, mis meie laual juba on e-kaubandus jätkuvalt. Kuna see e-kaubandus on tõusvas trendis kogu aeg ja tegelikult püsinud selle kõrgharja peal päris nüüd juba mitu aastat, et siis tarbijatele esitatav teave, tüüptingimused, teave taganemise õiguse kohta, tarnimata kaubad, raha tagastus, kõik sellised probleemid. Ja suund on ka see, et sotsiaalmeedias müügikohad, et ei teadvusta vist endale, et nad on ka kohustatud täitma teatud tingimusi, mis me seadused ette näevad. Et samamoodi see 14-päevane taganemise õigus ja tarbijale antav teave ka seal. Ja sageli ka tarbijad ei ole teadlikud üldse, kellega nad seal tehingus sõlmivad. Et ma lihtsalt lähen Facebooki, ostan mingi kauba, maksan ära, arvates, et mul on tehing ettevõttega või mõne kauplejaga, aga tegelikult olen ostnud hoopis eraisikult ja siis on juba hoopis teine olukord. Eesti kõige kasutajasõbralikum e-pood, Weekendshoes, mille pinnalt selline tiitel välja anti? Eks siin on päris palju neid, päris pikk loetelu, mille pinnalt, aga nii nagu siin eelpool mainiti, kõik see, mis järelevalve, see tähendab, et peavad kõik tingimused olema tagatud, tagastamistingimused, kõik info, usaldusväärne, et sinna loetelusse, miks me parimad oleme, see läheb hästi pikaks, sellepärast, et sinna läheb kõik turundus, sinna lähevad tootepildid, sinna läheb kirjeldused, teenindus, mis on kõige oluline, kiirus,
hästi palju olulisi asju, millest me ilmselt järgmises plokis ka pikemalt räägime. Aga kui me räägime kõikidest kui me räägime siin pretensioonidest praegu ja millega pöördutakse tarbijakaitsesse või tarbijakaebuste komisjoni, siis loomulikult peab olema tagatud kõik õiguspärane ja kõik peab olema kliendile selge, klient peab nägema, ta peab leidma selle info, et seda me kõike tagame. Kui palju seadusandlus ja e-kaubandusplatvormid, need nõuded siin aasta-aastalt täienevad? No täienevad pidevalt, sellepärast peab olema väga e-kaubandusega ka kursis, käime ka e-kaubanduse konverentsidel, oleme väga kõikide seadustega kursis. Kui midagi tuleb, kohe muudame, parandame, uuendame, täiendame, et katsume järgida kõiki reegleid ja kliendile olla väga avatud, väga sõbralik, väga hea teenindusega. Seda on hea kuulda. Palju õnne ka muidugi selle eest, et te olete nii suurepärase tiitli välja töötanud enda jaoks, ütleme nii. Aga nagu ka eelmises plokis on hulk küsimusi, mida sageli küsitakse just võib-olla kodulehe vahendusel, võib-olla ka telefoni teel tarbijakaitse vaidluste komisjonilt, et ehk siis võtame need küsimused ette ja lahkame nii oma näitel kui ka võib-olla sellises suuremas plaanis. Esimene küsimus, mida on palju siis küsitud. Kui eraisik ostab eraisikult kasutatud auto, siis milline on ostja õiguskaitse? See on nüüd see küsimus ja see vaidlus, mis ei kuulu tarbijavaidluste komisjoni pädevusse. Ehk siis meie komisjon ja meie komisjonid tegelevad siis tarbijavaidlustega, milles ühes pooles on siis tehingus tarbija füüsiline isik, kes ei tegutse majandus- ega kutsetegevuses, ehk siis sisuliselt teeb kodutehinguid, ja teisel poolel on kindlasti kaupleja, kes tegutseb majandus- ja kutsetegevuses. Kui nüüd on leping sõlmitud kahe eraisiku vahel, siis on võimalik, et sealt tekib tarbijasuhe juhul, kui siis see konkreetse sõiduauto müüja sellisel juhul tegelebki sellega nii-öelda majandustegevusena, ehk siis ostan, müün ja vahetan kogu aeg neid autosi, siis juhul, kui see on tõendatav, siis võib sellele suhtele laieneda ka tarbijakaitse. Igal muul juhul mitte. See tähendab siis seda, et tuleb lähtuda tavalisest võlaõigusseaduse lepingute regulatsioonist, kus lepingupartnerid on võrdsed. Kui sa oled saanud midagi, milles sa ei ole kokku leppinud, ehk sa oled ostnud auto, aga sulle tundub, et see ei ole see auto, milles me kokku leppisime, ehk tal ei ole selliseid omadusi, siis seda vaidlust saab lahendada kohtus. Ehk siis on võimalik lepingust taganeda, on võimalik nõuda kahju hüvitamist, kui on kahju tekitatud, aga ta ei ole siis klassikaline tarbijavaidlus. Järgmine olukord. Kellele saab tarbija esitada kaebuse müüja ebakorrektse ja ebaviisaka käitumise kohta, kui müüja on ühtlasi ka kaupluse juhataja ja omanik? Sellist olukorda vist koroona ajal väga sageli ette ei pruukinud tulla, aga mine tea. No tegelikult oleks nagu kõige õigem lahendus otsida teine kaupleja, et sellise kauplejaga ei ole tark tegu tehinguid teha. Et kui seda ka juba nagu leti taga riidu lähed, siis osta parem mujalt. Hullem lugu on siis, kui on tegemist monopoliga ja ei ole sul võimalik mujalt teenust saada. Aga õige vastus ilmsesti siis otse sellele küsimusel on see, et iga juriidiline isik tegutseb siis oma juhatuse kaudu ja kaebus tulebki siis juhatusele esitada. Võib-olla siis järgmine kord on see müüja leti taga ehk vähe viisakam. Kui nüüd tõepoolest siis juhataja ise on leti taga, siis tulebki tal endal selle teemaga tegeleda. Anu, küsimus sulle, et kui sageli inimesed kaupluses annavad tagasisidet, olgu see siis hea teenindus, halb teenindus või esmalt minnakse ikkagi sotsiaalmeediasse ja antakse seal, öeldakse seal välja siis kõik see, mis keelel?
Tegelikult viimased 2 aastat on kliendid väga tubliks läinud, annavad väga hästi tagasisidet. Ma räägin nüüd ka meie e-poest, aga meil on ju füüsilised esindused ka, kauplused esindused ja siis meil on kõik ühised kliendid, kas ta on e-poe klient või on ta jaepoe klient, siis kõik kliendid, kes on meil vormistatud kliendiks, annavad oma andmed meile, siis nemad saavad meili peale kviitungi ja nad saavad tagasiside. Ja sealt tagasiside kaudu tuleb meile väga palju positiivset tagasisidet. Ja kõik see tagasiside läheb ka meile e-poodi automaatselt ülesse. Mingid filtreid seal peal ei ole, kui klient lubab anda, siis see läheb sinna ja poes ka annavad, et väga tegelikult me võime kliente kiita. Nad on väga tubliks läinud ja nad annavad väga palju tagasisidet. On ka negatiivset tagasisidet, aga siis me lahendame kõik need ära, kõikidele klientidele vastame kirjalikult ja lahendame need ära, et järjest rohkem tuleb head tagasisidet. No meie puhul head, aga on. Ja ma ei tea, miks see nüüd nii on olnud, varasematel aastatel ei ole, aga väga tublid kliendid. Võtame järgmise olukorra. Kui kaupleja tunnistab, et efektiga kaupa ei ole võimalik parandada ega vahetada, kuid keeldub raha tagastamisest ja pakub sama väärtusega kinkekaarti, siis millised on ostja õigused? Esimene vastus siis konkreetsele küsimusele on see, et ostjal on rida erinevaid õigusi, aga enne kõike siis just seesama õigus saada tagasi siis üle antud raha, ehk siis keelduda raha tagastamisest kauplejal õigust ei ole. Küll on väga paljud kauplejad selles olukorras, kus neil on raha vähe ja asju palju ja kui ta siis tõepoolest nüüd teeb ostjale ettepaneku, et lahendame selle küsimuse kinkekaardiga, siis see on iseenesest uue kokkuleppe sõlmimise küsimus ja ma ei näe ka põhjust, miks ostja tingimata peaks sellele vastu seisma. Tegelikult võlasuhetes eeldatakse, et suhtepartnerid ehk need, kes omavahel siis lepingu sõlmisid, tulevad siis erinevates olukordades teineteisele vastu. Ja kui tõepoolest on nüüd juhtunud niimoodi, et see kaup ei vasta sellele, milles kokku lepiti, kaupleja tunnistab ka, et jah, kaup on nadivõitu ja on valmis siis ostjale seda kompenseerima, siis ostjal keeldumiseks kinkekaartist peaks olema nagu mingisugune mõistlik põhjendus. Et võib-olla need kaubad, mida selle kinkekaarti eest saab, võib-olla need ei sobi talle, tal ei ole neid vaja, tal ei ole ka huvi midagi muud osta, asenduskaupa, ma saan aru, seal ei olegi võimalik pakkuda. Et sirge tee on see, et ostja ütleb, ma ei taha kinkekaarti ja kauplejal sellisel juhul ei ole võimalust, ta peab selle raha tagasi andma. Aga võiks siiski ostjana proovida siis ka seda küsimust lahendada nii, et me sõlmime siis selle kinkekaardi kokkuleppe ja ta siis realiseerib selle kinkekaardi siis mingisuguse muu kauba teel. Pigem on reaalsus minu näitel olnud see, et esimese asjana pakutaksegi kinkekaarti ja sellest raha tagasi maksmise võimalusest pigem juttu ei tehta, et minnakse otse selle kinkekaardi teed. Kes see siis nüüd ikka tahab raha taskust välja võtta? Ma võib-olla kommenteerin siia vahepeal veel vahele, et tarbijate jaoks nüüd tuleb kindlasti vahet teha ka sellel olukorral, kui kaup on ostetud jaekauplusest ja tarbijale ta lihtsalt ei sobi ja ta tahab nii-öelda seda tagasi anda. Et olukorras, kus kauplejal sellist kohustust ei ole seda kaupa tagasi võtta ja kaupleja on nõus vastu tulema ja seda kinkekaardi pakkuma, siis sellisel juhul on nagu tarbija valik, et kui ta on nõus selle kinkekaardiga, siis on tal võimalik selline kauba tagastamine, aga kui kauplejal ei ole kohustust kaupa tagasi võtta, siis see alternatiiv on see, et tarbijal ei ole võimalik siis seda ära vahetada. Et siin peab seda ka vaatama. Ma tahaksin öelda, et tarbijad väga palju eeldavad, et kõik kauplejad peavad kauba tagasi võtma. Tegelikult on e-kaubanduses see nii ja meie võtame ka kõikides kauplustes tagasi. Et meil ei ole seda, aga klient teab, et ta peab saama selle raha, ta peab tooma tagasi, et see on nüüd üks koht, mis on nagu puudulik info või vähe infot klientidel selle kohta, et nad tegelikult ei tea, et jaekauplus ei ole kohustatud seda võtma. Ilmselgelt seda on põhjustanudki lihtsalt
see, et kuna osad võimaldavad, siis see on tekitanud segadust. Väga paljud. Aga väga tore, et kauplused võtavad tagasi. Väga paljud võimaldavad, aga tegelikult see ei ole seaduslik kohustus. Ei, loomulikult mitte. Olukord. Tootel ilmnes pärast 6-kuulist kasutamist puudus. Millised on tarbija võimalused tõendada, et puudus ei tekkinud kasutaja süül, kui kaupleja keeldub vastutust võtmast? Ma läheks sellele küsimusele natukene üldisemalt, vaataks seda pilti, et kaupleja vastutab puuduse eest, mis oli olemas sel hetkel, kui kaup antakse tarbijale üle. See ei pruugi kohe avalduda, ehk sellisel juhul me räägime sellisest puudusest või sellisest olukorrast, kus see tekkepõhjus on olemas. Et aga see ilmneb siis kasutamise käigus, midagi on seal tootel viga, et ta ei ole ekspluateeritav piisavalt kaua, aga oluline on see, et vähemalt tekkepõhjus oleks olemas sellel hetkel, kui asi antakse ostjale üle. Nüüd, kui tarbija kasutamise käigus asub seisukohale, et see kaup ei ole see, ta on nii-öelda mitte vastav puudustega asi, siis esimene asi, mida tarbija peab tegema, tarbija peab tõendama, et sellel kaubal üleüldse puudus on. Ja seda peab tarbija tõendama sõltumata sellest, millal ta vaidluse algatab. Nüüd edasi on küsimus selles, kes tõendab seda, et milles see puudus seisneb ja kas see tekkepõhjus oli siis olemas siis, kui asi üle anti. Aga puuduse olemasolu iseenesest peab siis tõendama tarbija. Nüüd kindlasti, juba põgusalt oli ka teemaks, puuduseks ei ole see, et mulle asi lihtsalt ei meeldi. Eriti, kui sa ostad tavakauplusest või siis ka e-kaubandusest ja on see üldine taganemisõiguse tähtaeg läbi, siis see ei saa olla põhjuseks, et mulle see asi lihtsalt ei meeldi. Tal peab olema midagi viga. Nüüd selleks, et öelda, et midagi on viga, on hästi oluline, et pooled kokku lepiks selle asja omadustes. Kui me ostame kauplusest valmis asja, siis me eeldame, et ta on teatud omadustega, ta on otstarbekohaselt kasutatav, vähemalt keskmise kvaliteediga ja sõltuvalt siis hinnasuhtest, kui on ikka eriti kallis asi, et kui on ikka väga kallid saapad, siis me eeldame nendelt natukene rohkem kui väga odavatelt saabastelt. Aga kui me ostame kasutatud asju, mida on ju ka käibes küllalt palju, osta ja müüa saab kõiki, siis sellise tehingu puhul on hästi oluline kokku leppida, millistele omadustele see kasutatud asi vastama peab. Ehk puuduseks ei ole see, mida ostja nägi sel hetkel, kui ta selle asja ostis. Tuleme tagasi auto juurde, kui ta värv on ikka vilets, kui ta küljed väljast roostetavad, siis see ei ole puudus sellepärast, et see on ostmise hetkel näha, tavalise tähelepanelikkuse juures pidi ostja seda märkama ja ta ei saa hiljem sellele tugineda, et tegemist on teistsuguse asjaga, milles me siis kokku leppisime. Nüüd kokkuvõttes siis alati pidage meeles, oluline on läbi rääkida, millistele omadustele see asi vastab, mida ma ostan. Nüüd, kui ma hakkan teda kasutama ja selgub, et ta ei vasta nendele omadustele, siis esimese 6 kuu kestel, arvates siis asja üleandmisest, eeldatakse, et see puudus on juba toote puudus algusest peale ja vastupidist peab tõendama kaupleja. Ehk selle perioodi keskel peab siis kaupleja, kui ta ei nõustu puudusega, on tema kohustus tõendada, et see on ekspluatatsiooniviga, seda asja on kasutatud halvasti või on see defekt midagi sellist, mis ei ole tootest enesest tingitud. Nüüd, kui 6 kuud on möödas, läheb tõendamise koormus üle tarbijale ja tarbija peab siis nüüd tõendama 2 asja. Esiteks seda, et asi on defektiga ja teiseks seda, et selle defekti tekkepõhjus oli olemas juba sel hetkel, kui asi mulle üle anti. Mida ta teha saab? Ta saab muidugi kirjeldada asja, ta saab kirjeldada selle, kui on mingisugune selline elektrooniline kaup või midagi, mis kuidagi peaks töötama
ja ta ei tööta, siis on võimalik seda mittetöötamise protsessi kirjeldada. Ja kui kaupleja ütleb, et see kõik on sellest, et sa ei oska seda asja kasutada, ega siis muud üle ei jäägi, kui tuleb tellida ekspertiis. See on teatud kulu, aga vähemasti saame me siis selle tulemusena teada tõega, miks ta siis tõrgub, miks see asi ei tööta. Eksperdid enamasti siis uurivad selle tekkepõhjuse, leiavad siiski üles ja siis sellest tekkepõhjusest oleneb. Kes siis vastutab? Kas siis vastutab kaupleja, et ta tegi kehva toote või vastutab siis tarbija, kes kasutas asja sellisel viisil, nagu ei oleks tohtinud kasutada. See on üks väga pikk protsess, ma saan aru. No ta on, aga selle vastu aitab see, et ta ikka päris kõiki asju osta. Anu, kui teadlik tarbija on tänapäeval? Kui palju ta oma õigustest teab ja kui palju ta mõtleb läbi tooted, ostud? On ikka järjest rohkem on tarbija teadlikumaks läinud, et teab tarbija päris palju, aga võib-olla just sellest teab natukene vähe, et mis see ekspertiis on ja mis see garantii on ja mis see pretensiooni esitamise õigus on ja millal ma nüüd võin kaupleja juurde minna ja millal ma pean ise eksperdi otsima, siis nad ei tea väga palju, kust ta saab selle info, kust ta selle eksperdi leiab, kas ta peab siis saatma postiga või kuhu üldse mida, sest mina saan enda valdkonnast rääkida, kus on jalatsid ja riided. Jalatsid on muidugi väga suur grupp, millega pöördutakse tagasi ja esineb pretensioone erinevaid. Aga on ju tehnika, on ju külmkapid, pesumasinad, diivanid, voodid, erinevad asjad. Et selles mõttes on natukene vähe võib-olla infot, aga eks nad siis pöörduvadki tarbijakaitselehele ja netilehelt ikkagi kuskilt. Aga meie anname selle info selles mõttes, kui klient meile pöördub, siis meil on olemas paar eksperti, kes siis on siin Tallinnas olemas ja kelle poole saab pöörduda ja klient saab siis tasulist ekspertiisi teha. Aga meie ei ütle 7. ja 8. kuul ka kliendile, et ärge tulge meie juurde, me võtame 2 aasta jooksul vastu kõik tooted ja katsume siis ise ära tõendada need. Et selles mõttes tuleme natukene rohkem vastu kliendile ja katsume ise ära lahendada. Kindlasti on valdkondi, kus selliste ekspertiiside tegemine ja ekspertide leidmine on lihtsam, aga tarbijavaidluste puhul kindlasti see saab nii mõnigi kord raskuseks mõlemale vaidluse poolele, et see ekspertiis toob kaasa tavaliselt kulu, keegi peab need kulud kandma ja kindlasti on ka spetsiifilisi nagu vaidlusvaldkondi, kus on Eesti väiksusest tulenevalt ongi väga raske seda eksperti leida tegelikult, et mida selline erilisem vaidlus, seda keerulisem teinekord on ka siis tõendada neid asjaolusid. Et valdkonnas, kus eksperte on palju, on ta siis ehitus võib-olla või mõne sõiduki puudus leiab sellise eksperdi oluliselt lihtsamalt, aga kindlasti nii mõnigi kord on tarbijatel raske eksperti leida ja olukord on ka selline, et ega ka tarbijavaidluste komisjon selliseid tasuta ekspertiise ei saa pakkuda, et see on ikkagi vaidluse poole ülesanne siis ise see ekspertiis tellida, et me kindlasti ka omalt poolt, kui vähegi võimalik, aitame ja anname nõu, et kus seda eksperti leida võiks, aga need ekspertiisi kulud ja see asjaajamise vaev, et see jääb ikkagi paljuski tarbija kanda. Midagi võib-olla, millest ei ole hetkel veel räägitud, on kasutusjuhendi temaatika. Ehk see MÖFi seadus, et kui mitte midagi muud ei aita, siis loe kasutusjuhendit, et see ei ole hea plaan. Et tegelikult esiteks peab kaupleja tagama, et see kasutusjuhend on olemas ja teiseks, kui ta siis olemas on, siis tarbija peab sellega ikkagi ka nagu arvestama, et seal võivad olla mingisugused spetsiifilised omadused, et tasuks see kasutusjuhend siiski läbi lugeda. See peab olema ka eestikeelne, igal tarbijal on õigus nõuda siis eestikeelset juhendit või siis kauplejaga kokku leppida, et meile soovib muukeelne ka, kui tarbija on valmis selleks. Aga juhend peab olema, seda tasub järgida ja ei tasu ise parandama hakata. Selline, ma arvan, et üsna igapäevane olukord mõnes kaupluses võib olla, et milline hind tuleb ostjal maksta, kui kauba juures oleval hinnasildil on väiksem summa kui see, mida kassas küsitakse? Leping sõlmitakse kassas.
ehk järelevalve mõttes Jah. on tegemist siis eksitava kauplemisvõttega. täpselt sellesse jõuda. Ja, et kui on välja pandud odavad hinnad ja kassas selgub, et tegelikult oli seal siis tegemist eksitusega, teinekord ka inimliku veaga, et siis kui see hind teile ei sobi, siis ärge ostke, eks ju. See ei saa olla see olukord, et kaupleja lööb selle juba sinna sisse ja ütleb, et nüüd sa pead ostma, et kui ikkagi on selge, et seal oli eksitav info väljas, et siis on õigus sellest tehingust keelduda. Aga leping sõlmitakse kassas. Jah, see info jõuab meile ka päris kiiresti, kui niisugused olukorrad juhtuvad. Et tõesti, kaupleja ei ole kohustatud müüma ja tarbija ei ole kohustatud ostma seda toodet. Arusaamatus kindlasti tekib ja võib ka vaidlusse kassas tekkida, aga olukord on selline. Ja tegemist on see ebaausa kauplemisvõtte, kuna teave tarbijale ei olnud õige. Tegelikult tarbijad hästi tihti arvavad, et neil on siis õigus saada see hind. Meil juhtub ka tihti. Selles mõttes me teeme hästi tihti kampaaniaid ja vahetame hindu ja inimlikult lihtsalt teenindaja unustab sinna panemata kas selle rääkija või punase hinna või selle õige hinna või vahetamata õigeaegselt. Arvutiprogrammis on juba hind olemas, aga saalis veel ei ole ja siis klient nõuab. Et mul on siia hea näide tuua ka, et meil oli e-poes lihtsalt tehniline probleem ja tootel oli 0 hind. Minu arust see tuli kuidagi, klient äkki pöördus teie poole ka selle küsimusega. Teise kauplejale juhtus samamoodi. Et juhtus 0 hind, et tegelikult ja siis ta tahtiski 0 hinnaga saada seda toodet. Aga meil tõesti on tehniline apsakas ja siis ma ei tea, kuidas te vastate sellele pretensioonile, kui klient teile pöördub sellise asjaga. Jah, ühe kauplejal juhtus ka samamoodi, et osad tooted läksid 0 hinnaga ja tarbijad siis olid väga nördinud, nad ei saa 0 hinnaga osta seda. Aga tegelikult selgitus oligi see, et ei ole eeldatav, et kaubad on müügil 0 hinnaga tegemist. Ja kuna me suhtlesime kauplejaga ja saime sealt väga adekvaatse ja selge vastuse, kuidas see võis juhtuda, selgitasime tarbijale ka, seal kaupleja ei ole ju kohustatud 0 hinnaga oma tooted ära andma, et oligi tegemist eksitusega ja tarbija võiks olla ka mõistlik selles olukorras ja aru saada, et vahest juhtuvad ka sellised eksitused. Kas kauplusuksel võib olla lahtioleku aegade asemel silt kauplus on avatud, kui uks on lahti? Põhimõtteliselt nii, kuidas iga kaupleja oma tegevust ette näeb, et loomulikult on igasugune selge teave kaupluse lahtioleku aegade kohta, oleks ju väga tore, kui see teave on olemas, et peakski niimoodi olema. Aga kui see kaupleja on valinud sellise viisi, et tema töötab siis, kui tema töötab ja sina satud siis, kui sina satud sinna, siis mis sellega see seadus seda ei keela. Mõnes kliendist võib ilma jääda niimoodi lihtsalt. Järgmine küsimus. Kas kohvik peab omama makseterminali, et ostja saaks pangakaardiga tasuda või võib olla valikus ainult sularahas või ülekandega maksmine? Ei pea omama. Meil on käibel nii sularaha kui saab ka kaardiga maksta, et täpselt jälle samamoodi, nii nagu iga kaupleja oma tegevust ette näeb. See võib tekitada loomulikult talle mõnes tarbijas pahameelt, et ta ei saa tasuda sellisel viisil, nagu tema seda soovis, aga kohustust ei ole. Aga sel juhul ilmselt peab olema info väga selgelt välja toodud. Ja ta võiks, et kui ma kliendina lähen kusagile, siis mul peab olema eelnev info, mitte ei tule üllatusse. Ja üllatused sellist ei ole kunagi tore, et mul on süli on asju täis ja ma lähen kassasse ja tuleb välja, et mul ei ole õiget maksevahendit, millega maksta üldse. Et see teave ja teavitus võiks, kui juba teadlik tegevus on, ma ei võtagi mingit vahendit, ütleme, mul ei olegi sularaha, et siis andku juba uksel märku sellest. Ja võib-olla nüüd nende viimaste küsimuste kokkuvõtteks äkki seda vaatanud ka, et me ei pea ju lepinguid sõlmima. Ma ostan selle kaupleja käest, kes minule sobival viisil teenust pakub ja kaupleja huvi peaks ju olema saada võimalikult palju sõbralikke ja häid ostjaid. Et need ajad on ammu läbi, kus me nagu vaatame kõikidele kauplejatele otsa ja ütleme, et te peate müüma sellise hinnaga, te peate käituma seda moodi. Et see on ikkagi see küsimus, et kuidas need partnerid teineteist leiavad ja need leiavad, kellele sobib siis teise poole kauplemisviis ja kuidas siis paremini teenindatakse. Kes tagastab ostjale COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu ära jäänud kontserdipileti maksumuse, kui pilet osteti piletilevist? Küsimus on kes, mina vastaks mitte keegi. Ehk siis läheneme natukene laiemalt.
eelmisel aastal, kui COVID oli väga uus teema, kõigile meile ootamatu, siis me lahendasime neid vaidlusi lähtudes sellest vaatenurgast, et tarbija soetades pileteid ei pidanud ette nägema, et selline olukord tekib ja kaupleja natukene suurema vastutusega võis ette näha, alati ei pruukinud, oleneb sellest, kui pikka aega ette pileteid müüdi, ehk neid olukordi on lahendatud nii ja naa. Esimene eelistus selles olukorras, kui on varakult sõlmitud leping, selgub, et riik kehtestab piirangud ja sel ajal, kui siis etendus toimuma peab, sel ajal ei ole seda võimalik teha, siis me küsime, kas meil on kellelegi midagi ette heita. Ja täna, kui tarbija ostab pileti, siis ja kaupleja pakub etendust, siis täna me ütleme, et mõlemad pooled peavad arvestama sellega, et selline olukord võib juhtuda. Ja kui kaupleja on teinud juba kulutusi, tema pakub täna etendust ja pakub ka võimalust siis teatud tervisekaitsenõuete järgimisel seal osaleda, siis täna ei ole meil tegelikult kauplejale mitte midagi ette heita. Kui tarbija ei ole nõudeid taganud, teda sinna ei lasta, siis on see tema enda riisiku, nii nagu igal muul juhul, kui ta haiguse tõttu teatrisse ei lähe, siis pileteid talle tagasi ei maksta. Nüüd varasemalt eelmine aasta oli olukord pisut teistmoodi ja me võisime ka teha selliseid otsuseid sõltuvalt siis konkreetsetest tingimustest, konkreetsetest kokkulepetest, et raha tuli tagastada. Ja raha tuli tagastada ennekõike nendes olukordades, kus kaupleja ei olnud võimeline kas siis endast või oma lepingupartneritest tulenevalt pakkuma asendust. Ehk aus kaupleja või siis vähemasti olukorras, kus tal oli võimalik, siis hea kaupleja leidis võimaluse pakkuda seda kontserti, siis hiljem neid aegu lükati mitmeid kordi edasi. Nüüd tekib kauplejal oma õigustatud ootus. Esiteks, kas see uus aeg mulle sobib ja teiseks, kas see uus koht mulle sobib. Et olukorras, kus ütleme siis näiteks kontsert pidi toimuma Narvas, ütleme, et ta pidi toimuma juunis, nüüd mulle pakutakse jällegi uuesti Narvas, aga siis septembris, ja siis esimese eelistusena me ütleksime, et kaupleja pakub asendustäitmist ja see peaks olema tarbija poolt aksepteeritav ja tarbija läheb siis selle sama piletiga sinna kontserdile siis, kui seda saab teha. Kui aga seda pakutakse nüüd Narva asemel Pärnus, siis on tarbijal täiesti võimalik öelda, et vabandust küll, aga mul ei ole võimalik nii kaugele sõita ja selles olukorras peaks siis kaupleja pileti raha tagastama. Et need olukorrad on väga erinevad, aga suures pildis täna ütleksin ma niimoodi, et mõlemad pooled, nii tarbija kui kaupleja, võiksid ette näha seda, et terviserisk võib suureneda, et sellest tulenevalt Vabariigi Valitsus võib kehtestada piiranguid ja selle võimalusega peavad mõlemad pooled arvestama. Kaupleja maksab raha tagasi siis, kui tal ei ole kulutusi tehtud, kui tal on juba kulutused tehtud ja kui ta oma ürituse läbi viib, siis ei ole kauplejale mitte midagi ette heita. See on just olukorras, kuidas selle ürituse läbi viib, et kui ta nüüd päris ära jätab, et siis jääb tarbijal ka saamata see, siis jääb tarbijal saamata, jah. Ja ongi, et need olukorrad ei ole enam päris samad, mis ta oli eelmise aasta märtsis ja nüüd selle aasta teises pooles, et olukord ongi muutunud. Ja kui küsimus on nüüd selles, et kas piletilevi, siis piletilevi ikkagi mitte, tema on vahendaja. Et ikkagi etendaja. Piletilevi on vahendusplatvorm ikkagist ja vastutab ikkagi korraldaja. Küsimus. Võlaõigusseaduse paragrahv 222 sätestab, et kui asi ei vasta lepingu tingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik. Kas see annab tarbijale õiguse keelduda parandamisest, kui asendamine on võimalik? No esimene eelistus on ikkagi see, et müüja parandab. Ehk me peame reeglina jääme selle juurde, et tehing, mis siis alguses tehti, jääks kehtima võimalikult samaväärsena, kui ta alguses sõlmiti. Ehk need partnerid selliste tingimustega asi ja üleandmine ja täitmine siis nendel aegadel, kui me kokku leppisime.
Nüüd, kui selgub, et see asi, mis üle anti, on mingisuguse väikese veaga, mis on parandatav, siis esimene eelistus nende partnerite sellisel moel kokku lepitud suhtes on see, et see asi saab parandatud ja tarbija sai täpselt selle, mis ta siis nagu pidi saama. Järgmine eelistus on asendamine ja kui on selline kaup, mis on asendatav ja kui asendada ka ei saa, siis tarbija saab lepingust taganeda ja küsida siis raha tagasi. Üks eluline näide veel. Tarbija ostis diivani ja kohale toimetamisel selgus, et see ei mahu korteri välisuksest sisse. Kuna korter asub 7. korrusel, on välistatud ka akna kaudu sisse viimine. Diivan transporditi lattu tagasi ja tarbija pöördus müüja poole sooviga raha tagasi saada või vahetada ebasobiva laiusega diivan sobiva vastu. Kaupleja keeldus. Millised on sellisel juhul tarbija õigused? No kaupleja ilmselt ei saa kuidagi olla vastutav selle eest, kui suured on akna või ukse avade laiused tarbijal, et tarbijal on ka kindlasti lepingu sõlmimisel eelnevalt vajalik läbi mõelda siis, kuidas ja kas ta seda asja kasutada saab ja selle eest kauplejat vastutavaks teha on ilmselt õiguslikult võimatu. Et tarbija peab enne ostu sooritamist ikkagi selgeks tegema endale siis sellised asjad ja kauplejal ei tohiks olla küll sellises olukorras nüüd kohustust seda ostetud mööblieset tagasi võtta, et nii nagu me päris alguses rääkisime, kaupleja võib küll kindlasti vastu tulla ja kui see on võimalik, ta võib seda teha, aga tal sellist kohustust küll ei ole. Võib-olla taaskord tulla tagasi seaduse juurde, võlaõigusseaduses on ju alguses seal 14. paragrahv ja 14 räägib lepingueelsetest läbirääkimistest. Ehk see on nüüd see koht, kus siis vastastikku enne tehingu sõlmimist pooled peaksid nagu avaldama vastastikku teineteisele sellist informatsiooni, mille suhtes nad oskavad ette näha, et teist poolt see huvitab. Et ma usun küll, et selles olukorras tarbija teades, et ta on seal 7. korrusel läbi mitme ukse ja trepikoja minna, ilmselt pidanuks küsima, kui lahti ja kas üldse see diivan lahti käib ja kas ta tuleb siis nii-öelda kokku pakitud konteineris või on ta siis terve tükk ja sama oleks võinud ju küsida ka kaupleja. Et selle küsimuse pealt me ei oska nüüd öelda, kas seda teemat nagu eelnevalt arutati. Ja kui me jõuame nüüd lõpuks sinnamaani, et tõepoolest arutatigi, et siis sellisel juhul võiks ju panna riski ka kauplejale, aga pigem ma ikkagi eelistaksin, praegu selle informatsiooni pealt tõepoolest ei ole kauplejale midagi ette heita. Ja viimane küsimus teile, palun üks nõuanne kõikidele tarbijatele, et muretumalt või muretult 2021. aasta lõpuni minna. Minu nõuanne oleks selles mõttes väga lihtne, et enne kui midagi osta või mingit teenust tellida, tee kindlaks, kellega sa sellesse suhtesse astud, kes on see kaupleja või kes on see müüja, kellelt sa ostad ja mõtle läbi ka kindlasti see, et millistel tingimustel või mis asi see siis on, mida sa saada tahad. Et see paar minutit, mis selle peale kulub, on kindlasti väga mõistlikult kasutatud aeg, et hilisemad vaidlused on alati palju keerulisemad ja palju kulukamad mõlemale poolele. Et need paar väga lihtsat asja enne ostu tegemist tasuks alati läbi mõelda. Tehingud on kolinud veebi ja väga palju on ju siin internetikaubandust, aga ka seal tasub alati ikkagi vaadata, et millised on need tingimused, millistel see ost tehakse ja see lihtne linnukene seal boksis, et olen kõigi tingimustega nõus, tegelikult pärast võib tähendada väga palju keerulist asjaajamist, kui sa ei ole seda endale nagu läbi mõelnud ja selgeks teinud. Jah, Veiko ütles suures osas ära kõik, mis ma põhimõtteliselt öelda tahtsin, et selles vaates võib-olla hoopis, et me oleme ühiskonnas, kus on hästi palju reklaami ja igast erinevad ostukutsed ja väga ahvatlevaid, et enne mõelge läbi. Mõelge läbi, kas te üldse tahate neid asju või te vajate neid asju ja need tingimused, mis teil see reklaamis pakutakse,
kas need ka tõele vastavad, et enne kui midagi ostma asute, kontrollige, mitte küll ülemäära palju ja hullumiseni, aga ikkagi mõistliku tähelepanelikkusega. Ja mina võib-olla keeraks mõtteviisi sinna, et me oleme harjunud rääkima tehingu pooltest ja veel halvem, kui me räägime vastaspoolest, et me tegelikult peaksime ikkagi mõtlema seda lepingulist suhet kui kokkulepet ja me oleme selles partnerid. Ehk ei maksa, esiteks partneriks saadakse läbi diskussiooni ja kui me siis oleme juba partneriks saanud, siis me tegutseme koostöös, et mõlemad pooled saaksid oma eesmärgi. Ei maksa kohe kämplema hakata ja oma õigusi nõudma, et ilmselgelt selline koostööle suunatud tegevus olukorras, kus on mingisugused probleemid täitmisel tekkinud, on alati odavam lahendada, kui koheselt hakata siis puksima. Mina tahan öelda ka tarbijatele, et pöörduge kõigepealt kaupleja poole, mitte esmalt kaebuste komisjoni, vaid pöördu alati kaupleja poole, ole sõbralik, ole rahulik, mine lahenda rahulikult, ära riidle selle teenindajaga või teenusepakkujaga, sellepärast et tema ei ole seda toodet tootnud, tema ei ole võib-olla seda teenust välja mõelnud, ta müüb teile edasi, on teile vahendaja ja alati saab siis sõbraliku lahenduse, kui te olete rahulikud ja pöördute kaupleja poole. Sest kui te pöördute tarbijakaebuste komisjoni, siis komisjon suunab ikkagi jälle selle kauplejale tagasi, kaupleja vaatab jällegi ja siis teie aeg läheb ja on juba kuu möödas, võib-olla on 1,5 kuud möödas, et kliendid oleksid sõbralikud ja pöörduksid esmalt kaupleja poole. Kauplejad alati kindlasti on nõus lahendama neid. Niikuinii lõpuks lahendab kaupleja selle ära nii või naa, mis vastus sealt komisjonist siis tuleb, aga ma arvan, nii on kõige mõistlikum ja sõbralikult lahendatud asjad on alati kõige paremad. Aitäh teile! Me teeme siin väikese pausi ja naaseme õige pea, et tänase viimase teema juurde tagasi tulla. Eduka internetikaubanduse väljakutsed ootavad meid ees, aga sellest juba õige pea.